Lastenurk. 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 Nurk. Laste muinasjutuga on sellel laupäeva hommikul eetris onu Veiko ja tädi Horror. Tere lapsed! Tere ka onu Veiko poolt. Täna me räägime teile ühe imelise tänapäeva muinasjutu, mis on natukene vana, aga samal ajal kaasaeglane. Ja millel ei ole mitte mingisugust pistmist tulevikuga, sest tulevikus on robotid. Ja tulevik ei huvita meid üldse. Elas kord üks natukene vana, aga mitte väga vana maja. Selle maja sees oli väga palju erinevat mööblit. Ei puudunud sealt seinakapp, ka triikimislaud oli seal, kuid tema ei olnud mööbel. Seal majas elas ka üks inimene. Kuid ka tema polnud mööbel. Tema oli lihtsalt üks vana mees, kes oli sinna majja ära ununenud. Paljud inimesed arvasid, et see vana mees on juba surnud ja ei läinud sinna majja sellepärast, et kartsid, et näevad selle mehe laipa, keda on hiirepoisid ja rotikesed juba natukene närinud ning ta haiseb. Kuid tegelikult oli vana mees elu ja tervise juures, kuid vaid natukene seniilne. See vana mees oli tegelikult üks vana võidusõitja, Nikolai Stoljaškin. Tema võidusõidud esimesed jäid juba 50-ndatesse, aga ka 60-ndatesse ja 70-ndatesse aastatesse, mil ta suure mootoriga mootorrattal kihutas läbi suure laia kodumaa, mille nimeks oli Nõukogude Liit. Aga kui ta oli väga kuulus võidusõitja, siis ta oli hoopis taanlane ja ta nimi oli Niki Lauda ja venelaseks hakkas ta alles pensioniealiselt. Kui Niki Lauda oli veel väike, siis sõitis ta kartautoga, aga tema ei ole sellest muinasjutust. Aga ta ei kartnud seda kartautot. Nikolai ema aga oli kunagi olnud väga tubli perenaine ja tegi alati head maitsvat lõunasööki ja ka õhtusööki. Ning kui söök oli valmis, hüüdis ta alati Niki Lauda. Ja väike Nikolai jooksiski lauda. Laud oli tavaliselt nagu äkke. Ei puudunud sealt viinervorst ega keedekartul. Kui kõik oli kenasti söödud, pakkus ema veel kõige lõpuks ka magussaia. Nikolai ema oli küla kõige parem pannkoogi küpsetaja Jelena Stoljaškina, aga Nikolai isa oli Innokenti Stoljaškin. Ta oli karmi käega mees. Ta oli nii karmi käega, et ta ise ka kartis oma kätt. Kuna ta oli karm mees, siis võiski juba muinasjutu keskel paljud raadiokuulajad ja väiksed lapsed arvata, et ta oli ka kaugsõidukapten. Seda ta nimelt oligi ning seetõttu avanes selle küla tuletõrjujal, kelle nimi oli Aljoša, hea võimalus, kui härra seltsimees Koljaškin oli merel, et käia tema naisega seksimas. Aga see ei jõudnud kunagi õigel ajal kohale. Innokenti Stoljaškini kohale. Ja vastupidiselt, nii kui Innokenti Stoljaškin koju jõudis kaugmeresõidult, käis tuletõrje valvur talle alatasa muljet avaldamas. Tihti juhtus ka nii, et kui kaugsõidukapteni härra oli just koju jõudnud,
oli samal ajal tuletõrjuja härra aga parasjagu korstnas, igakordset regulaarset korstnakontrolli läbi viimas ja kukkus mõnikordki kaminasse ja ütles: tere tulemast kodumaale, kas meri võttis sind hästi vastu, kas nägid ka kaugeid maid ja tõid kalleid kaupu oma armsale prouale? Eks ikka meri võtab hästi vastu head meremeest. Eks sain võõramaiseid kalu maitsta. Eks sain võõramaa meestele tere öelda. Eks sai laineid murtud ning vaaladega võideldud. Kuid räägi, kuidas korstnas olukord on? Korstnas on lood väga kehvad, pidi tuletõrjuja härra tõdema. Aga Nikolai Stoljaškin tundis, et ta karm käsi hakkas värisema ja tõmblema. Nii hakkasid viinapitsitki laual juba vibreerima ja värisema. Ning kaugelt maalt toodud kristall kõlises ja klirises lõbusasti juba ka sektsioon kapis. Nikolai Stoljaškini karm käsi ei reetnud teda kunagi ja ta ei uskunud oma silmi. Karm käsi hakkas tõusma ja liikuma tuletõrje inspektori pea poole. Что ты делаешь, рукавички? Mis sa teed, minu käsi? Käsi sosistas Nikolaile ehk oma omanikule kõrva. Kas sa siis ei tea? Mida ma teadma pean? Et see tuletõrjemees käib su naisega noksemas. Kas tõesti, küsis selle peale kaugsõidukapten. Seda poleks ta küll oodanud, sest tuletõrjeinspektorid on tavaliselt ju väga ausad mehed. Üks mitteaus mees ei saakski tuletõrjeinspektoriks hakata ning see purustas kõik kaugsõidukapteni unistused. Ja enne, kui kaugsõidukapten jõudis midagi mõelda, purustas ta karm käsi tuletõrjeinspektori pea ning ta suruti läbi põranda see tuletõrjeinspektor, nii et põrandalauad ragisesid nagu laevalauad tormi käes ning tuletõrjeinspektori elutu keha leidis oma viimse haua keldris vanade veinide ning hiirte ja rottide seltsis. Tuletõrjeinspektori peiesid peeti kohalikus kultuuris